Gerd, ma saan aru, et sind kui sellise veteran sportlasena ei jäetud ka Rally Estonial rahule, pidid oma vanad ketsid välja otsima ja kettad välja kaevama, jah? Nii ta oli, et siin samas kuulsatel Kääriku staadionitel on omal ajal trenni tehtud, aga täna jah, tõesti üle, ma arvan, 3 aasta sai proovitud. Mis see aktsioon täpselt oli, et miks sa ketast siin heitmas olid ja kas sa tegid üksi sporti siin? Tegelikult mõte oli see, siis tõesti, et erinevad meie parimad siis löövad siin parim kettaheitja taustajõududel selles mõttes kaasa, et Johannes jooksis staadionil sprinti, Erm jah, et nüüd ta siin jookseb autodega võidu. Mina heitsin siis ketast, Kossu poisid tegid siin samas väliväljakul, ma saan aru, nii tonke ja muid viskeid ja lõpetas siis meie neljapaad siin samas siis Kääriku järve peal oma täistuuridel. Ühesõnaga, seda kõike on võimalik siis pealtvaatajal, televaatajal Power Stage'i ajal ülekandes näha. Ehk Eesti sportlased, Eesti sport on toodud siia ralli kõrvale ja pilti. Jaa, et inimesed, kes siin taustal on alati tegelikult lisaks rallile tahtnud välja tuua siis Eesti muid saavutusi ja lisaks siis Otepää kaunile loodusele siis ka meie spordisõpradele midagi teistelt aladelt. Kääriku spordimekasse on nüüd mootorisport ära toodud ilmselt siis? Nojah, teades ju seda, et Are Altraja, kes on siin ju lähedalt Elvamees, et ma arvan, et eks siin kandis mootorid on alati põrisenud. Kuule Gert, ma tean, et sa oled ise ka selline ikkagi auto- ja mootorispordi fänn. Kui palju sul täna oma toimetamiste kõrvalt aega jääb rallit jälgida? No eks ikka omadele tuleb ju alati pöialt hoida ja kui Otil hästi läheb või meie noortel rallimeestel hästi läheb, või siis Aron F1-s, et selles mõttes, et see teeb alati südame soojaks ja ma arvan, et mootorisport kuidagi on ikkagi eestlasel alati olnud selline, kus me oleme head, kui me võimaluse saame ja on tegelikult ülimalt hea meel, et meie mehed suurte tiitlitest kaasa sõidavad. Aitäh sulle ja naudime siis, meil on üks katse ainult jäänud. Varsti saame teada, kes selle ralli võidab. Aitäh sulle!